No igatahes seal ei ole mitte midagi näha sellist. Ja. Nii et rääkida võib ju mida soovib, aga siis peab olema see tagatud ka tegelikkusega. Ja kõik saavad lihtsalt minna ja vaadata, et see asi nii ei ole. Ja me käisime praegu üle sealt ja me, nii nagu me juba nimetasime, seal suuri probleeme ei ole. Ja need ei ole need väikesed asjad, mis on, need on suurem osa ainult optilised, näevad pahad välja, võib-olla nagu need telliskivi nurgad, millest oli juttu rääkida. Aga see tegelikult selle maja funktsiooni ei kahjusta. Ja selleks on, kui võimalust on ja võimet on, majanduslikku võimet on, siis võib ju need kivid asendada, aga neid ei pea asendama. Seepärast, et järgmised 50 aastat kindlasti nad ikka murenevad veel, aga ikka nad on seal. Nii et sellel ei ole mingisugust probleemi. Ja kui me, tähendab, mida ütleme, ühiskond tahab kindlasti kasutada, on selle maja sisemust. Ja kui see, nagu kui ta ütles, kui see sisemus on ilusti korda pandud, eks ole, ja siis on seal meeldiv olla ja need ruumid on funktsionaalselt välja planeeritud igasugusteks tarbimiseks. Ja see on kõik, meil on vaja lasteaeda, meil on vaja kooli, meil on vaja kohvikut kindlasti, meil on vaja ühte bürood, kus maja juhatus on sees ja mõned saalid, kus saab pidu korraldada. Ja see on kõik. Ja kedagi, kes organiseerib. Ja. Selleks praegu on meil väga hea Eesti Maja sõbrad. See noortegrupp, kes on ennast kokku seadnud ja vabatahtlikult töötavad, et Eesti Maja korrastada ja aidata, et teda saaks korda teha. Nemad hoolitsevad sellest, et me saame Eesti Maja ja katuse jaoks rahasid, et seda aidata välja maksta ja et inimesed aitaksid sellele kaasa. Meil on tõesti nüüd olukord nii kaua jõudnud, et meil on tarvis, et terve meie ühiskond ühineb Eesti Maja sõpradega, hakkab kaasa aitama, et me saame kõik need asjad ära lahendada, mis on tarvis, et Eesti Maja jääks alles. See on, mida me katsume teha. Eesti ühiskonnal Eesti Maja ja selleks on Eesti Maja ühiskonna kaasabi tarvis. Me teame seda, meid on hirmutud, et see maja kukub meile kaela. See maja ei kuku meile kaela, ta pole kunagi olnud selles hädaohus ega ei ole selles hädaohus nüüd. Lembit võib seda kinnitada. See maja on nii hea, kui majad on siin kandis, nii et vastab kõikidele nendele vajadustele. Ja kui siis siin tuleb ka 7 see kraadine maa värisemine, no siis muidugi selle jaoks ta tehtud ei ole. Ainuke maja, mis püsti jääb. Võib-olla on see ainukene, mis püsti jääb seal kandis. Selles suhtes. Katus on number 1 praegu, mis probleem on seal, sest nad on lastud seal käest ära täiesti minna. See osa, mis on üle selle vestibüüli või esiku, mis on seal all, see katuse ütleme, ülemine kord on väga ebaühtlane ja vesi jääb seisma niisuguste kohtade peale, kus teda tarvis ei ole. Samuti, kus ta ühendab seina külge, kus peaksid olema korralikud flashingud, neid seal ei ole, mis tuleb ka korda teha. Sinna peaks panema uuesti korraliku langusega insulatsiooni, ehitada küllalt üles, et saab korraliku langusega insulatsiooni panna vineer peale ja siis uuesti panna talle korralik katuse katte peale ja siis, kus ta läheb vastu seina, korralikult ära insuleerida. Nii et vesi saab positiivselt katuse pealt ära joosta, mida praegu seal ei ole. See on kõik tehtav ja ei ole mitte väga kallis ega suur problem. See on umbes samane nagu peakatusegagi, kus see ääred, kus on madal koht, need horisontaalsed ääred, nendele saab panna ka väikese languse sisse. Mitmed moodi Lembit nimetas, et me saame panna sinna väikse puude raamistiku, millele saab panna vineeri peale ja siis shingelit peale või mingisugune muu katte, mis on sobiv. Aga hea idee oleks loomulikult, kui oleks üks katuse ekspert, keda kutsutakse
et annaks nõu, mis kõige kasulikum, kõige parem on teha sellisel olukorral, mis meil praegu on. Et siis saaks ühe väikse spetsifikatsiooni ka, mille järgi saab korraliku hindasid võtta, et me küsime hindasid sama asja peale, mitte et me saame hindu, mis on mitmesugust eriliste spetsifikatsioonide järgi. Et see oleks tähtis, et seda tehakse nii pea kui võimalik, sest et hooaeg hakkab varsti ära lõppema. Ma arvan, et seal oli nimetatud vahepeal, et seda osa kartust parandada, peab selle õhujahutuse aparatuuri sealt pealt ära tõstma. Muidu ei saa sinna, ei pääse sinna juurde. Aga see on ka väga tehtav, kraana võtab ta pealt ära ja nad teevad paranduse ära, paneb tagasi. Nii et see pole mitte põhjus, miks seda ei saa teha. Ja ma tahaks rõhutada, mida Guido just ütles, et tähtis on, et meil oleks üks komplekt dokumente, mille alusel kõik hinna annavad, juhul kui me anname selle vähempakkumisel välja või midagi taolist. Aga see üks komplekt dokumente on väga tähtis, siis on kõik töötavad samal alusel. Ja siis on ka kvaliteet kontrollitav. Harilikult on üks report, küsitud ja teatud firmad on selle spetsialiseerunud just selle peale. Ja nemad tulevad ja ütlevad sulle täpselt, mis seal on muidugi. Mõnikord see report kostab nagu Make Work Project nendel omale. Aga minu teada on vist üks report tehtud, aga mina pole seda koopiaid ise näinud. Ainuke minu teada, mis on torustiku peal, mis tuleb, on ühendatud selle aurukatlaga ja mitte sirged torud, vaid ainult torude kõverised, pöörde või teed või nagu siin öeldakse elbows, kus see on. Ja see on nüüd, nad on hakanud mähkima neid duct-tape'iga ja see on vastu võetab autoriteedile, et see on kahju on ära võetud. Kus on vanem, ütleme, nii vanades majades või ehitustes kui see, kui on väike protsent on plaastri sees, mis on seinte tegemise juures. Seda sa muidu teada ei saa, kui pead laskma ühe proovi teha. Ja see on aga nii väike ja kui seda seina ei muuda või ei lõhu, see ei tule mitte välja sealt seest. No meil on räägitud, et Eesti maja ei ole võimeline ennast üleval pidama, eks ole. Ja see, ma mõtlen, peab olema küll, peaksid olema meil need inimesed, kes on finantsi osas spetsialistid, kes peaksid seda teadma. Aga meie ise, mina vähemalt arvan, et see ei ole mingisugune probleem, millest üle ei saa. See on nii, et meil on küllalt ruumi seal, et kõik Eesti maja tarvidused ära lahendada ja samuti jääb ruumi üle, et me saame seda välja üürida. Ja võib-olla meil polegi tarvis palju midagi juurde ehitada, väiksed muudatused siia-sinna teha, et saaks ökonoomselt ise majandavaks Eesti maja. Ja kui me saame sinnani saada, siis meie probleem on murtud, et me saame küllalt raha sisse, et see maksab kinni meie väljaminekud ja natuke jääb üle, mida me saame tagavaraks hakata üles ehitama tagavaranumbrit. Ja see oleks väga hea. Ja siis oleks Eesti ühiskonnal üks korralik koht, kus nad koos käivad. Kahjuks praegu on Eesti maja kohvik pandi kinni just valel ajal, kus meil kõige rohkem on tarvis, et inimesed saaksid kokku tulla ja seal omavahel koos olla. Võib-olla on võimalik, et saaks ühe uue kohviku ehitada, kui restoranist ei saa asja. Ja kõige loogilisem koht on kohvikut ehitada sinna ette tänava äärde, kus oleks rohkem läbimüüki ja läbi rohkem äri. Ja võib-olla ma rõhutaks selle juurde, et väga tähtis on just, et me vaataksime, et see oleks ise majandav. Ja et me ei tee suuri ökonoomseid kulutusi ja nii et kui ta on ise majandav, siis ta on kõikidele ta meeldib, siis on kõik funktsioonid olemas ja ei koorma kedagi. See oli, no jah, ma arvan, see on kultuuriline küsimus, sellepärast, et kui me tulime Eestist ära omal ajal, sõja ajal, igal pool, kus me olime, igal pool tekkis see koostöö
ja laagrites tekkis organiseeritus, rahvatantsud, koolid, kõik asjad logodi ja inimesed, see oli meie nii-öelda kultuur, mida me tagasi tõime, me siia välja tõime Eestist. Aga nüüd ütleme, järgmine generatsioon on selle nüüd omandanud kohalikku kultuuri palju ja selle tõttu nemad ei ole harjunud enam sellega. Näiteks kui me tulime, ma töötasin metsas hydrolaagris ja meestel oli vaja korterit, et perekondi üle tuua, muidu ei lubatud. Ostsid ühe, maa oli sel ajal peaaegu muidu saada, üks väike kruntmaante ääres. Me võtsime, viisime vormilaudu töö pealt ja kastelut nädala lõpul ja seal oli tosin mehi, tegime maja üles ja keegi ei küsinud senti, selle pärast oli tore koos töötada. Aga ütleme niiviisi, et küsimus seisab selles, et võib-olla tänapäeva kultuur tänapäeval enam seda ei soodusta. Ja nüüd selle all paistab, et igaüks, kes teeb midagi, tahab saada hinda. Nagu praegu selle Eesti maja ümber planeerimise suhtes ka, kes seal tegelevad, igaüks tahab saada kõvat hinda, keegi enam ei ole nõus vabatahtlikult või niimoodi nagu Lembit seletas kaasa tegema. See on uus kultuur.